Tere spordisõbrad, meil on teile tõeline maiuspala. Täna me vestleme andeka Eesti sprinteri Ann-Mari Kivikasega, räägime spordist, räägime elust, räägime võistlemisest, räägime kiiresti jooksmisest. Tere! Tere! Meie vestluse taustaks on pilt, väga sümboolne pilt üritusest, kus me mõlemad olime kohal. Kui sa seda pilti vaatad ja näed rinnal enda nime ja Tokyo 25, mis see esimene emotsioon on? Kõige lahedam, kõige nagu suurem võistlus, kus ma kunagi olnud olen ja tuleb see jooks nagu uuesti silmette või meelde. Need olud kõik, mis seal olid ja väga siuksed ekstreemsed nagu nad olid ja jah, võib-olla ühe lausega lihtsalt siis, et kõige vingem, kõige suurem võistlus, kus ma olnud olen. Maailmameistrivõistlused Tokyos, 200 meetri jooks, Ann-Mari Kivikas esimese Eesti naisena 200 meetri jooksus maailmameistrivõistlusel. Kas see fakt, kui ma selle nii välja ütlen, siis tekitab uhkust? Muidugi jah, et päris ma ise nagu veits mõtlesin, et kas ma mingi aeg enne seda võistlust, et kas ma olen täitsa nagu esimene naissprinter, kes kuskil suurel tiitlivõistlusel, aga siis ma sain teada, et 400 on ikkagi meil olnud. Et ma päris nagu esimene täitsa sprinter ei ole, aga vähemalt 200 meetris, jah. See emotsioon, mida su näost välja võib lugeda, no ma võin proovida 1000 asja välja lugeda, aga tegelikult kas see siis on pingutus või on see päriselt nagu tundub ka natukene rõõm sellest, et sa jooksed maailmameistrivõistlustel maailma suurimate staaridega koos? Pigem ikka pingutus. Et jah, see on mul on neid sükseid pilte selle sama näoga väga palju, et see on jah süke 101% endast andmise nägu minu puhul. Kui sa mõtled maailmameistrivõistlustele tagasi, et kas siis on tunne, et sa oled ühe suurtest eesmärkidest ära täitnud või on pigem tunne, et see on vahefiniš, töö on pooleli, nüüd paneme edasi? Pigem nagu üks süke vaheetapp võib-olla jah, et ikka, eesmärgid on ju ikka palju suuremad, et praegu kõik need tiitlivõistlused, kus ma olen saanud, ma olen ju eeljooksudesse nii-öelda pidama jäänud, et ikkagi edaspidi ju tahaks veel edasi saada poolfinaalidesse, finaalidesse, et see oli süke esimene võib-olla jah, samm, mis ei tehtud üldse peale saada, aga kindlasti nagu ambitsioonid on palju suuremad. Ma maailmameistrivõistlustest meelega praegu rohkem ei räägi, me jõuame ka aasta kulminatsioonini, kui me hakkame vaikselt tulema. Liigume nüüd peaaegu aasta tagasi ja lugesin ühte artiklit, mis ilmus eelmise sisehooaja alguses ja siis terendas sul variant pääseda sise-Euroopa meistrivõistlustele. Ja sa seal ütlesid ka, et ma isegi hooaja alguses seda konkreetse eesmärgina ei sõnastanud, ei osanud nii mõelda. Kas sellepärast, et lihtsalt sa kuidagi ei osanudki nii mõelda või sa mõtlesid, et äkki ma ei ole veel sellisel tasemel, kui sa mõtled endale aasta aega tagasi? Ma nagu olen suhteliselt terve selle spordi tee kuidagi läinud niimoodi, et muidugi ma alati sean omal eesmärke, aga mulle ei meeldi nagu, kõige vähem meeldib mulle mingid suuri eesmärke võib-olla välja öelda esiteks, et kui keegi mul seal küsiski, et kas see sise-EM on eesmärk, siis ma liiga palju ei taha nagu öelda, et on, kuigi ikkagi on, nagu alati tiitlivõistlused on eesmärk. Et rohkem tahan nagu enda asja ajada, võib-olla ei taha nagu nii kõigile siis, kõigile nagu rääkida kõike, et pigem on nagu see olnud, et ma alati olen nagu arvanud, et tiitlivõistlusele saamine on nagu 100% tehtav minu jaoks, et ma ei ole nagu kahelnud selles, aga jah, võib-olla see väljaütlemine nagu kõigil on selline. Kas see on kõige tüütum küsimus, mida spordiajakirjanik saab küsida, et on eesmärgi kohta, et sõnasta mingi koht ja aeg, on see kõige hullem küsimus? No pigem on küll, jah. Selge, ma jätan selle ka meelde, et võib-olla läheb tulevikus vaja. Aga see sisehooaeg, kas sa ise võtad seda ka kui läbimurde hooaega, üldse seda tänavust aastat ja kui sa nüüd mõtled tagasi 3 tiitlivõistlust, Eesti rekord, me jõuame sellest kõigest rääkida, aga on see läbimurde hooaeg? Muidugi, jaa. Ma just
just käisin siin tegelikult oma vanas koolis ka endast natukene rääkimas siin paar päeva tagasi ja seal ka ma ei planeerinud seda lauset öelda, aga mul kuidagi seal esituse käigus tuli see ka välja, et see oligi see 2025 oli mul täiesti siuke läbimurdaasta, kõige edukam aasta, et siis ise kuidagi jõudis ka endale võib-olla kohale, kui ma selle välja ütlesin, et see tõesti oli nagu väga, väga vinge aasta ja üks jälle väga suur samm sai nagu edasi tehtud. Kas lapsed sinu koolist teavad sind? Ma loodan, ma ei tea, no mõned seal tahtsid pärast autogrammi ja pilti teha, et ju siis äkki on kuulnud, jah. Kui sa mõtled sellele poolele, et sa oled jõudnud, sa ei tee seda kindlasti selle pärast, aga sa oled jõudnud sellisele tasemele, et on väikseid lapsi, keda sa inspireerid, kes tulevad sult autogrammi küsima, et kui oluline see sinu jaoks on? Väga oluline, et tegelikult üldse selline nagu see nähtavuse teema minu puhul, ma tunnen, on jäänud natukene nagu tahaplaanile või kuidagi ma ei ole nagu nii nähtav võib-olla olnud siin nende viimaste aastatega, kui ma oleks nagu tahtnud. Et kõik need tulemused, mis ma olen teinud, tiidüüsse, kuhu ma olen saanud, et nagu see justkui võiks ju seda nähtavust nagu suurendada, aga kuidagi ei ole nagu läinud, et võib-olla ma ise olen ka hästi selline võib-olla natuke nagu tagasihoidlik olnud või ei ole jah, nagu jaganud nii palju ise kõike ja võib-olla on see nagu selle taha jäänud ja siuke natuke vaiksem inimene, et ei teagi. Aga see on keeruline sinu jaoks siis müüa end sportlasena, sellest räägitakse õudselt palju, et tänapäeval justkui tulemusi ei peagi enam olema, et kui sa väga hästi oskad need müüa, siis sa võid olla, ütleme otse välja, ka kehv sportlane, aga saada sotsiaalmeedias tuhandeid ja tuhandeid jälgijaid, saada toetajaid ja tegelikult võib-olla see sportlik pool ei tulegi kaasa, et on see sinu jaoks raske osa kõigest sellest? On küll jah, ja täpselt nagu sa ütlesid, et võid olla veits kehvem sportlane, aga mingite tuhandete jälgijatega seal kuskil Instagramis ja kus iganes, et teed mingeid selliseid, ma ei tea, sellist sisutoodet, mis läheb rahvale rohkem peale või midagi ja see kohe müübki, et jah, on küll raske. Kas see on sinu jaoks põhimõtteline ka, et ma teen ju sporti eelkõige, ma olen sportlane, et sotsiaalmeedias sa saad aru, miks seda on vaja, aga on mingid piirid, millest sa kunagi üle ei lähe, et see on sinu jaoks põhimõte? Jah, mulle ei meeldi nagu, esiteks ma tahan alati jääda nagu iseendaks, et ei meeldi võib-olla, ma ei tea, kas näiteks mingi promoda mingeid asju, mis mulle tegelikult ei meeldi või ma neid ei tarbi või mis iganes, et sükest asja ma väga ei poolda. Ja üldse nagu kõik see sisu või kas või võtame näiteks mingid intervjuud võistlusjärgselt, et ma püüan alati olla nagu 100% nagu see, kes ma olen ja see jutt alati, mis ma räägin igal pool, on selline nagu hästi nagu minulik, ma olen tundnud ja ma olen hästi nagu hakkama sellega saanud, et ei mõtle mingeid lolluseid või mingeid hästi sükseid asju välja, mis tegelikult nagu ei näita, kes ma tegelikult olen. Nii et see Ann-Mari Kivikas, keda näeb Rahvusringhäälingu kaamera ees, keda näeb täna siin, keda näevad sinu sõbrad, et see on see sama inimene. Loomulikult sa ei suhtle minuga siin nii nagu oma parima sõbraga, aga idee poolest see oled ikkagi sina. Jaa, ma julgen küll öelda, jah. Kas meediaga suhtlemine, kui juba jutt selle peale läks, on see sinu jaoks asi, millega sa oled ära harjunud, et pead aru andma ja sa saad aru, et see käib asja juurde? Jaa, ma arvan küll, et see meediaga suhtlemine ja need intervjuud, kõik asjad, et see on ajas nagu järjest lihtsamaks läinud, et kuna ma ise arvan, et ma olen päris hea nagu sellise analüüsivõimega olnud juba väiksest peale selle sporditeekonna nii-öelda kõrval siis, et mul ei ole väga nagu keeruline mõelda, mida ma nagu seal nendes intervjuudes või mis iganes asjades nagu ütlen, et jah, eriti nagu jah, see näiteks mingi võistlusjärgne intervjuu andmine on pigem nagu lihtne, et ei pea midagi leiutama hakkama, et see analüüs tuleb nagu käib peas ja saab nagu öelda nii, kuidas oli. Ma tahan sind kiita, usu mind, mitte ainult spordiajakirjanikud, aga ka tähelepanelikud spordivaatajad, jälgijad, nad oskavad seda hinnata, kui sportlasel on selline analüüsivõime, et ta suudab ka intervjuu käigus analüüsida ja ei ütle lihtsalt, et ei, ma kodus vaatan video üle ja ei praegu
ei oska mitte midagi öelda, et usu mind, seda hinnatakse väga kõrgelt, nii et sa vähemalt tead seda nüüd. See on tore ja sa oled alati vastutulelik, sa annad alati intervjuusid, jällegi väga oluline, nii et sa oskad end müüa küll, sa teed seda õigete traditsiooniliste meetmetega. Aga räägime veel sellest sisehooajast, kui õnnestunud see siis sinu jaoks lõppude lõpuks oli? Euroopa sisemeistrivõistlustel sa käisid, sa jooksid ka vist objektiivselt hinnates ju tegelikult mitte vist kindlasti hästi, sa võid kohe ise öelda, kas sa jäid rahule ja sa jõudsid ka maailma sisemeistrivõistlustele, 2 sisetiitlivõistlust paari nädalase vahega, väga kõva sõna, kas sa ise vaatad seda samamoodi? Muidugi, no üldiselt ma väga ei ole võib-olla analüüsinud seda sisehooaega nagu eraldi, et ma olen seda aastat võib-olla mõelnud, et 3-3 kõikidel nendel tiitlivõistlustel sai käidud. Aga kui ikkagi võtta sisehooaeg eraldi, siis no väga raskeks või keeruliseks tegi selle see, et nende 2 EM ja MM-i vahe oli ainult 2 nädalat, minu meelest oli 2 nädalat, et ülilühike nagu periood, et olla siis mõlemal nagu täiesti tippvormis. Noh, ju tulemused ka natuke näitasid, et seal EM-il mul läks paremini, siis sellel, mis oli enne, või noh, esimesena. Ja MM-iks ma olin natuke juba toss väljas, et noh, kuna see oli seal Hiinas ka, siis kõik see reisimine sinna jälle kulutas kõik ja nagu see oli keeruline, aga ma nagu arvan, et ülilahe, et ma selle ikkagi ära tegin niimoodi ja paljud loobusid sellest MM-ist, et hakkasid juba suve peale, teised tipud, et hakkasid juba suve peale mõtlema ja ei tulnud üldse sinna kohale, et ma arvan, et ülilahe, et ma ikkagi läksin sinna. Aga jah, Hiinas oli natuke nagu noh, ma tundsin, et ei ole nagu seis enam päris see, mis seal Hollandis EM-il oli, et jah. Mina vaatasin seda nii, et paljude sportlaste jaoks oli see ka natukene vaimutugevuse proov, see 2 tiitlivõistlust järjest ja kui sa ei ole otseselt vigastatud, siis see mõttekoht, kas minna sinna kaugele Hiinamaale võistelda, kas sinu jaoks oli üldse kaalumist või kui sa oled tiitlivõistluste koha saanud, sul on võimalus Eesti koondise dress selga panna, siis sa seda võimalust kasutad? Talvel ma ei kahelnud küll enda meelest üldse, et kui ma sain teada, et ma sain peale, siis ma ei mõelnud küll, et kas minna või mitte. Et natukene teine olukord oli tegelikult selle sama Tokyoga, et noh, see on kõik omaette teema, et noh, see oli ju nii seal täiesti hooaja nii lõppu surutud ja seal septembris ja viimane võistlus, mis mul nagu enne Tokyot oli ju nagu täpselt vist 6 aega enne, et 6 aega võistluspausi ja siis olla jälle täiesti noh, idee poolest nagu täiesti tippvormis, et üliraske nagu planeerida seda kõike ja üldse terve see, ma räägin nüüd välishoojast. Väga hästi, sa ennetasid küsimus väga õige. Jah, et terve see välishooja, see planeerimine, kalender, noh, Eestis on täiesti olematu, et võistlused ei ole ja kui noh, midagi leiab, aga kõik on väga nagu suurte vahedega või siis just hästi üksteise otsas, et peab väga palju välismaal võistlema ja noh, oligi, et enne Tokyot 6 aega ei saanud üldse võistelda, sest lihtsalt võistlusi ei olnud võtta. Ei olnud nagu isegi seda, et ma ei oleks kuskile peale saanud või mis iganes muud asjad, et lihtsalt ei olnud võtta mitte ühtegi võistlust enam, kus oleks saanud katsedat joosta. Et see viimane, mis ma tegin 13 august ja siis Tokyo jooksul oli mu 17 september, see 13 august oligi Soomes mul viimane võistlus ja kus sain joosta ja siis see oli ka süke vist, et suhteliselt viimasel hetkel nagu sain teada, et ma üldse sinna saan. Kui see oleks ka ära jäänud, siis oleks ju veel pikem paus jäänud enne Tokyot, et see oli nagu hästi süke stressirohke aeg ja ma ei tea, mõnele võib-olla sobib nii, et ongi nagu pikemad pausid võistluste vahel ja aga mulle küll pigem mitte, et kui on võistlushooaeg, ma tahaks nagu võimalikult palju võistelda, noh muidugi mitte mingi üle päeva või päris nii, aga võiks olla mingi kindel nagu rütm, et ala iga nädal, mõnikord nädalas 2 korda, et mingid selliseid pikki pause nagu keeruline teha, et siis peab kõik planeerima need trennid üli targalt, et peab ju jälle nagu võib-olla koormuse siis vahepeal suuremaks ajama, et ei saa ju neid kergeid trenne teha nii pikalt, et siis ju lähed sinna võistlusele ja
olen nagu trenni teinudki, et noh, igal juhul väga siuke nuputamine ja nagu väga raske. Mul on väga hea meel, et sa sellest nii spetsiifiliselt praegu rääkisid, et inimesed, kes ei ole sprindispetsiifikaga või kergejõustiku spetsiifikaga nii kursis, et nad saaksid aru, et see ei ole nii, et maikuus 1, 2, 3 võistlust, siis ühel hetkel sa ei teadnud, kas sa üldse pääsedki peale, sa pidid nägema meeletult vaeva, et üldse MM-ile pääseda, see teadmatus, nagu sa ütlesid, nuputamine, võistlusi, kuhu võib-olla peale ei lasta, Eestis võistlusi, mida ei olegi, kui palju energiat päriselt kõik see ära võtab, tegelikult sinu töö on ju teha trenni, võistelda ja teha sporti, mitte vihikusse tingimata plaane kirjutada. Jaa, ei, see võtabki väga palju energiat, nagu õnneks nende võistluste asjadega tegeleb ikkagi nagu manager või sportlase nagu esindaja siis nii-öelda, et siukseid mingeid korralduslikke asju ma liiga palju ajama ei pea, aga ikkagi see teadmatuses olemine, et kas ma saan mingile võistlusele või ei saa, mõnikord ma saangi näiteks 1-2 päeva enne võistluspäeva näiteks teada, et välismaal on mingi võistlus, kuhu mind on nagu üles antud näiteks manageri poolt, aga ei ole vastust saanud ja siis näiteks 2 päeva enne tuleb vastus, et nüüd saad peale ja pead kohe lendama sinna, et nagu hästi süge kaootiline on kõik kogu aeg ja kindlasti mida paremaks sa saad, siis ma ei saa öelda, 100% see nii on, aga mida nagu paremaks sa saad, seda vähem võib-olla sükseid olukord on, kus sa saad 1-2 päeva enne võistlust teada, et sind ikkagi tahetakse, on ju. Et siis võib-olla saad ikkagi varem oma seda kalendrit planeerida selliselt, et nii nagu sulle meeldib. Aga sellise tasemega, kus mina praegu olen, siis on jah niimoodi, et välismaal nagu neid vastuseid kohe niimoodi 6 aega või rohkem ette ikka väga tihti ei saa. Maailmameistrivõistlused olid septembris. Sa ütlesid enne, kui me hakkasime siin vestlema, et küsi konkreetselt, et mul on lihtsam vastata. Ma proovin nüüd esimese konkreetse küsimusega küsida, et kas sa tead, kui mitu 200 meetri jooksu, üldse mitu jooksustarti, võistlustarti sa sel välishooajal tegid või mitmel võistlusel sa võistlesid, pidid võistlema kuni maailmameistrivõistlusteni välja ja kui sa võtad MM-i ka sinna? Ainult väljas. Teeme ainult väljas siis praegu. Võime kohe jõuda ka selle, et üldse terve aasta jooksul võib-olla, et kui sa annad mingite numbrite keeles natukene mõista, milline see aasta sinu jaoks oli? Okei, võtame siis terve aasta. Talvel minu meelest oli 10 võistlust, aga starte tuleb siis rohkem, sest et eeljooksud finaalid on ja kokku, ütleme siis mingi ütleme mingi 16 kuni 18 starti äkki tuleb talvel. Jooksus konkreetselt? Jah, koos nende eeljooksude asjadega. Ütleme 15 keskmiselt. Teeme 15, olgu. Ja nagu, see on siis 10 võistlust. Mina arvan, et see on pigem nagu palju, selles mõttes nagu mina olen harjunud, et 10 võistlust, see on siuke, kui ma nagu hakkan võib-olla võistlusaega veits oma peas ka planeerima, mõtlema, et millistele ma tahan minna, just ka välismaal on ja vaatan seda kalendrit, et otseselt ma ei mõtle kunagi, et nii, nüüd ma tahan 10 võistlust kokku saada, hakkan nüüd näpuga nüüd ajama, et millistele mina tahan, aga viimased aastad on olnud nii, et siuke 8 kuni 10 võistlust talvel on nagu selline optimaalne ja sobib mulle väga hästi, mõne jaoks on väga palju, et eriti minu meelest nagu täiesti mingite tippude jaoks, nad võistlevadki sul mingi 3-4 korda talve jooksul ja see viimane ongi see tiitlivõistlus ja säravad seal ja võidavad medaleid, et mõnel see käib niimoodi. Mõned võistlevad jällegi palju rohkem, nooremad ma arvan kindlasti võistlevad palju rohkem ja suvel tuleb tegelikult nagu sammauku, võib-olla 10 võistlust tegelikult võib-olla ikkagi ei tule kokku kogu aeg, aga see suvi äkki tuli 8 või 7. Ma loodan väga mööda ei pane. Õnneks keegi ei kontrolli. Et MM minu meelest oli 8 äkki. Ehk siis kokku ütleme 2 hooaja peale siis 18 võistlust. Ja sa vastasid, vaata kui hästi see välja tuleb, ma ei peagi midagi küsima, et sa vastasid tegelikult väga hästi sellele ära, et see sinu jaoks on optimaalne, aga see ei tähenda, et see sprinterite puhul on alati nii, see on väga erinev, eks sõltub sportlase vanusest, tasemest ja võib-olla lihtsalt ka isiklikest eelistustest, mis sobib, mis mitte.
Väga tore, kuule, me peame rääkima veel su sportlikest saavutustest. Maailmameistrivõistlustel sa käisid, ma endiselt hoiaksin seda juttu praegu natukene veel, aga räägime Eesti rekorditest ka. Kui oluline see sinu jaoks on teemana üldse? Eesti rekordite püstitamine, nende omanikuks olemine? Ikka väga oluline, aga no raske on öelda, võib-olla need oleksid olulisemad kui näiteks nendele tiitlivõistlustele pääsemine, seal võistlemine, et nagu kuna mul see praegune aasta oli tõesti selline läbimurdaasta ja mul tulid nagu kõik asjad suhteliselt korraga, et need tiitlivõistlustele pääsemised, Eesti rekordid, kokkuvõttes siis see nii suur samm edasi, et nagu need kõik tulid suhteliselt nagu samal ajal ja need head asjad nii-öelda, et kõik on nagu võrdselt väärtuslikud mu jaoks, ma arvan. Ja alati on nagu eesmärk olnud, et Eesti rekord enda nimele, 100, 200, 60 ka, aga nagu nüüd võib-olla ütlen, et ka on see eesmärk, et saada ühel päeval see 60 meetri rekord ka, aga varasemalt enne siis seda talve, mis praegu oli, ma kindlasti nagu ei mõelnud sellele 60 Eesti rekordile pigem üldse, sest et ma ju see talv jooksin seal 7.29, enne seda oli mul rekord 46 ehk siis 17 sajandikku kehvem, et ikka väga suur hüppe oli ja selle 7.46-ga ma nagu ei mõelnud, et ma nüüd nagu lähiajal siin pürgiks sinna selle Eesti rekordi poole sellel distantsil. 200 meetri Eesti rekordi omanik, sa oled sellest suvest 100 meetri jooksus, sa jagad Eesti rekordit Ksenia Baltaga, sa oled igal juhul auväärses seltskonnas, et on ju uhke värk, tegelikult on. Muidugi. Mis siis järgmine rekordi ma ei tohtinud eesmärkide kohta, ma ikkagi küsin, et kas sa oled nüüd mõelnud, et võt see 100 meetrise rekordi jagamine, et see natuke kripeldab ja isegi kui sa nii ei mõtle, siis sa ju tahad nii lihtsalt kiiremini joosta järgmisel aastal, nii lihtne see ongi? Jaa, ei kindlasti tahaks seda ainult enda nimele. Et jagada on tore, aga minu meelest me Kseniaga jagame 60 seda läbi aegade teist kohta, aga et jagame mitut asja. Aga jah, ühel päeval tahaks ikka kõik enda nimele, et see on ikka uhkem ja jah. Selge, jätame selle siia, sa tahad joosta kiiremini. Ma tahan rohkem mõelda ka nendele tuhandetele vaatajatele, kes ei ole jällegi kergejõustiku spetsiifikaga kursis. 23.04. Maailma tipud jooksevad alla 22 sekundi. Kust see vahe siis tuleb? Kas sa suudad lihtsas inimeste keeles selle ära selgitada, et kust see vahe tuleb ja kas on võimalik hinnata, milline on sinu potentsiaal või tegelikult seda nii me täna üldse hinnata ei saa? Sa mõtled, kus see vahe tuleb, et miks nemad on nii palju kiiremad või? Jah, et sa mõtled nii lühike distants, et see vahe on just kui suur, aga samas võib-olla tegelikult ei ole suur. Et kuidas sa seda ise vaatad? Keeruline küsimus. No trenni lõhud sina ju samamoodi teha. Hommikust õhtuni sa pühendad oma elu ja muidugi see ongi spordis, et keegi on parem ja keegi ei ole nii hea, aga lihtsalt, et kuidas sa ise vaatad, kui lähedal sa 200 meetri jooksu kontekstis oled maailma kõige teravamale tipule või kui kaugel sa sellest oled ja kuidas sa ise vaatad seda, et mina ei ürita üldse väita, et oi kui kaugel, et siit vastupidi, et võib-olla sa vaatad hoopis teistmoodi seda. Ei, ma isegi tunnen, et pigem ma olen kaugel, nagu ma olen hästi süke realistlik, et on pigem ma tunnen ja muidugi see samm, et ma nüüd sinna tiitlivõistlusele sain on ja jälle sammuke lähemal nendele tippudele kindlasti või nüüd väga suur samm tegelikult lähemal, aga nendest päris tippudest olen ikka väga kaugel ja mis neil nagu parem on, ongi, kõik on parem. Et alustades seal stardi osast siis maksimaalse kiiruse hoidmine, rohkem võib-olla plahvatuslikumad kui mina, jõudu rohkem, kõik, et kõiki neid asju saab arendada ja ma arvan, et ma nagu liigun iga päevaga sinna suunas, et neile järgi jõuda. Tubli, ja ma tahtsingi jõuda sinu tugevuste ja ka nõrkusteni, sest me räägime täna siin sinust. Sa mainisid neid elemente, mis sprinti jooksu juures on olulised. Kui sa selle 200 meetri jooksu võtad, siis mis sul päriselt hästi välja tuleb ja mis on see koht, mida sa ise ütled, siin ma saan olla 10 või 100 korda parem?
hästi tuleb välja, ma arvan, no ikkagi see tippkiiruse nagu hoidmine, et see on mul suhteliselt nagu terve aeg, kui ma seda sprinter on jooksnud natukene professionaalsemal tasemel juba, on see minu nagu trump olnud, et kui ma selle no esiteks mu tippkiirus ise, ma arvan, on päris hea, okei. Ja kui ma jõuan seda hoida ka, siis see on nagu eriti suur trump, et paljud seda pigem teha ei jõua, paljud on, või noh, nagu rohkem minu meelest on neid sprintereid, kes on sellised plaatuslikumad, et lähevad stardist kohe minema, neil on start üli hea, aga see kiirus hoidmine on jah, võib-olla siuke raskem teema paljude jaoks, aga see on minul just kuidagi selline loomulikum olnud ja just see stardiosa on minul selline nõrgem pool olnud, mida ma siin olen kogu aeg järgi aidanud ja see on kindlasti väga-väga palju paremaks läinud, kui kas või siin aasta või 2 tagusega võrrelda, et see on jah, see start on nagu alati mul hingel olnud, et ma näen kas või videoid järgi vaadates või kas või kui ma olen juba seal stardis sealt välja lähen, ma tunnen, et ma olen nagu, see ei ole see, et ma tahaks nagu rohkem plaatuslikum olla, kiiremini sealt minema saada, asend võiks olla rohkem õige, et ma ei ole kunagi sellega väga rahul olnud enda puhul ja ongi näiteks võrdlen täiesti maailma tippudega, et kui ma seda selles võrdluses nagu vaatan, et siis ma saan nagu öelda seda, et ma ei ole sellega rahul ja sellega ma pean nagu veel väga palju tööd tegema. Aga muud omadused, mis sinu kui sportlase juurde käivad, ma tean, see on tüütu ennast niimoodi iseloomustada, jaa, ma olen väga tubli ja ma olen, närv on mul hea, aga tegelikult võistlusnärv sul peab olema hea, sest sa teed alati oma ära, et sinust kindlasti on jäänud mulje ja ma arvan põhjendatud kui sportlasest, kes teeb oma ära, ei plähmerda, kui sina oled stardis, siis võib oodata, et sa oma jooksu teed ära, kas sa ise oled nõus sellega? Jaa, ma arvan küll, et no ma ütleks, et ma olen hästi rahulik või nagu selline, no kindlasti ma ei ole seal stardijoonet, aga seal pakkude peal mul on ikka närv väga suur ja isegi kui see välja nii ei paista, siis ikkagi ma olen väga närvis, aga ma üritan seda nagu alla suruda või mõelda, et kõik nagu töö on tehtud ja ma olen seda asja nii palju teinud, seda kas või mingi pakkudelt välja jooksmist või võistlemist või et ma olen seda nagu nii palju kordi oma elus seda teinud, et see nagu kuidagi aitab mul, kui ma neid mõtteid nagu mõtlen seal stardis, siis see aitab võib-olla siis maandada seda närvi ja pinget, aga samas ei tohi seda ka nagu täielikult ära kaotada, et kui üldse mingit sellist adrenaliini nagu ei ole, siis ei ole ka nagu hea võistlustel olla, et siis on nagu tekib siuke teistpidi nagu halb olukord. Kuule, on sportlasi, kes ei saa sellega hakkama, et seda võistlusnärvi enda kasuks tööle panna. Sel hetkel, kui sa maailmameistrivõistlustel oled 200 meetri jooksu stardis, mida siis üldse sportlane mõtleb? Ma tean, et see on jälle klassikaline küsimus, aga ma mõtlen oma sporditeele tagasi, jah, ma startisin muidugi Rakvere staadionil, mitte maailmameistrivõistlustel, väga tore koht, aga lihtsalt, et mida sel hetkel, kas sa mõtled, et ma olen siin Jaapani rahvusstaadionil, võib-olla jooksen elus esimest ja viimast korda maailmas, kunagi ju ei tea, kas selliseid asju mõtled või sa mõtled ainult sellele, nii, palun nüüd need esimesed sammud, õige asend, kõik, et mis sel hetkel üldse peast läbi käib? Pigem ikka jah, et need esimesed sammud võib-olla 1-2 mingile mõttele, mis treener äkki viimasena nagu edasi mulle andis, enne kui ma sinna areenile nii-öelda läksin, et nendele mõelda, tavaliselt kui sinna areenile kohal lähed, siis saad ju proovida pakke, ja siis juba seal, kui ma proovin, siis ma ka alati üritan mõelda, et nii see on juba nagu võistlusstart, et 110% nagu anda ennast, korra saad selle tunde nagu vähemalt üritad kätte saada, ja siis tuleb alles see päris, et jah, pigem nagu mõtled sellistele tehnilistele nüanssidele aga mitte ongi, mõtledki kas 1 või maksimaalselt 2 asjale, et kui nüüd liiga palju asjale seal mõelda, siis läheb ka kõik sassi ja ma ikkagi korrutan suht palju oma peas seda, et ma olen seda nii palju teinud ja ma saan sellega hakkama ja ma kuulun nagu siia, et see aitab nagu
kuidagi seda tunnet mõnusamaks teha seal. Siis käib stardipauk, kas siis on pea tühi ja annad kuuma või tegelikult on näiteks sirgele tulles võimalik veel endale asju meelde tuletada nüüd, et ära kangestu, lase lõdvalt, et on jooksu ajal võimalik midagi 200 meetri jooksu näitel mõelda ka? Ikka on. No tavaliselt mina ei mäleta kunagi oma jooksust esimest 50 meetrit, et isegi nagu ma mäletan starti, no kui me võtame jah, just 200 miski pärast on mul see nii, et ma ei mäleta, et ma mäletan nagu seda starti, aga siis mul on must, nagu ma pärast tagantjärgi mõtlen, mul on nagu must pilt kuni kurvi mingi keskosani, ma ei mäleta mitte kunagi, mis algus oli, kas ma üldse jooksin ja viimast seda 150 ma alati mäletan, nagu see kurvist välja tulek on mul siuke kõige lemmikum osa, et tippkiiruse oled seal nagu kätte saanud, siis ma tunnen ennast selle kõige mugavamalt sinna sirge peale nagu tulles. Seal ma raske öelda, kas ma nagu mõtlen otseselt midagi enam, ma lihtsalt mõtlen, et täiega lõpuni ei tohi kuskilt läbi võib-olla vajuda mingeid selliseid asju, et liiga palju mõtteid ei ole, aga samas nagu on ka, aga raske on neid võib-olla ka sõnadesse panna. Täiesti arusaadav. Kui palju sa seal suurel staadionil olles seda atmosfääri tegelikult endasse jõuad ahmida, kas enne starti vaatad tribüünidele, otsid oma toetajaid või seda saab alles teha pärast jooksu? Pigem ei otsi, kui ma hakkan seal vaatama, kes otsima kedagi, siis fookus läheb nagu muule ja üritan mitte üldse liiga palju seal ringi vaadata ja üldse neid inimesi või neid tribüüne, et vaatad seal oma neid pakke, paned paika, teed oma selle proovistardi ja siis niisama istud ja seal veel ootad, et mõtled mingeid asju, et neid inimesi jah, liiga palju ei tasu nagu vaadata. Miks ma ka sellest tahtsin rääkida, sprindimaailm on erakordselt põnev ja inimesed, ma olen kindel, et ei mõtle sellele ja üldse nii või ei oskagi mõelda, et tihti kui palju jõuab selle jooksu ajal ära teha tegelikult, milline töö eelneb sellele ja siis, et see kõik saab läbi 20 sekundiga. Et sa oled teadlikult valinud selle ala, kas sa vahel mõtled, kas see kuidagi ahistab sind ka, et sa küll teed enamasti võistlustel alati oma ära, aga see, et see on see üks hetk, see üks stardipauk, üks võimalus, koperdad, astud valesti, võimalus läinud, et mitme võistjal on ju selle võrra näiteks lihtsam või üldse mõne muu ala harrastajal, et kuulitõukes saad igal juhul ka teise katse ja igal juhul ka kolmanda katse. Ja ma selle peale väga palju mõelnud, ma isegi nagu väga tihti nalja, et kas või seal Tokyos ma mäletan, ma ütlesin seal kellelegi, et jah, et kõik teised ju, kes meil võistsid seal, olid ju sellised, kes saavad mitu korda, mitmevõistlejad teevad niikuinii mitu seda ala on ja kõrgushüppe saab mitu korda seal hüpata, et või näiteks sellel käijal meil oli, ta kõnnib päris kaua seda distantsi on ja et mul on nagu 20 sekundiks lendan sinna kohale ja oli ka ikkagi teada, et ma pigem nagu eeljooksudest ei saa seekord edasi. Seekord, väga parasti selle sõnase, õige. Et tegin jah nalja seal teistele, et minul on kõige nagu naljakam mingis mõttes nagu olla seal. Me täna sellest ei räägi, et kuidas tekkis sprindiarmastus, see tekkis sellest, et sa lihtsalt olid kiire, sa olid ka poistest kiirem, sa said aru, et see ala sobib sulle kõige paremini. Kui palju sul enda arvates on siis looduse poolt antud kiireid jalgu ja kui palju tegelikult selle taga on meeletut tööd, pühendumist, kooli, ülikooli kõrvalt sa oled seda teed tahtnud edasi käia? Ma arvan siuke 50-50 minu puhul, et kindlasti nagu andekas ma olen, ma arvan ka natukene. Kirjutan alla. Aga mitte kindlasti kõige andekam, et neid andekamaid on kindlasti teisigi, kes on rohkem, aga ma arvan lihtsalt, et nagu väiksest peale kuidagi see trenni harjumus kujunes nagu, trennis käimise harjumus kujunes nagu nii kuidagi konkreetselt ja tugevalt välja ja hästi kiiresti, et ma ei puudu kunagi trennist ja kui ma midagi teen, siis ma üritan nagu 110% endast anda ja samas ka nagu siis mõttega alati seal kohal olla ja aru saada, miks ma mida teen, et asjad tulid kuidagi nagu
üsna loomulikult, ma arvan, ja see ongi, ma arvan, see põhiline, et see on nagu tänase päevani niimoodi, et hästi selline nagu, ma arvan, et ma olen päris pühendunud ja kõik need, mis ma just enne ütlesin, et alati nagu kohal trennis pean aru saama, mida ma teen, milleks ma teen ja nagu miks see täpselt aitab mul edasi jõuda mingi harjutus või mingi mis iganes, mis ma seal trennis teen, et ma tahan alati nagu aru saada ja teadlik olla ja kas sa saad praegu 100% keskenduda spordi tegemisele? Ülikooli lõpetasid vähemalt ajutiselt bakalaureuse kraadiga ära. See on sul tehtud, kas praegu on see hetk su elus pärast maailmameistrivõistlusi, kus kogu fookus on spordil? Praegu küll jah, et esimest korda sisuliselt või tegelikult päris esimest ei ole, sellepärast et pärast gümnaasium, esimest korda ma mõtlen see, et ainult trenni teen, et pärast gümnaasiumit ma tegelikult läksin alguses ju ajakirjandust õppima ülikooli, aga siis ma juba jätsin selle seal mingi 2-3 kuu pärast pooleli ja siis mul tegelikult oli ka sisuliselt siuke nagu tühi või vaba aasta nagu koolist, et siis lihtsalt tegin ka trenni ja nagu liiga palju muud ei teinud, aga siis ma ei olnud ka sellisel tasemel nagu täna, et siis ma ikkagi uuest sügisest läksin ja uuesti nagu füsiot õppima, siis nüüd 3 aastat tegin ära selle ja nüüd on võib-olla esimene sügis, kus ma siis nagu teadlikult ei läinud kuskil kooli või midagi muud, et proovin, kuidas see päris sport, nagu profisportlase elu siis on. Ja esimesed sammud sel päris profisportlase teel oled sa astunud nii, et sul on uus treener. Kes ta on? Tema on Frida. Tema on Rootsist. See on üsna süke pikk jutt, kuidas ma selleni jõudsin või miks ma sellise sammu tegin. No sisuliselt proovin mitte liiga pikalt rääkida. Räägi rahulikult. Tiina Toropiga ma nüüd olin 4 aastat koostööd teinud ja mingist hetkest mingil ajal võib-olla aasta tagasi midagi sellist, ma lihtsalt tundsin, et juba mõtlesin, et kui ma ülikooli lõpetan, et siis ma tahaks midagi uut proovida treeneri suhtes, et mitte sellepärast, et midagi oleks halvasti olnud või midagi ei oleks sobinud, et kõik oli ülihästi kõik need aastad, kus me koostööd tegime. Aga lihtsalt nagu ma tundsin vaja mingit muutust ja Tiina oli ka nagu sellest teadlik, et juba palju varem, et ma mingit muudatust nagu tahan, kui ma selle kooliga ühele poole saan. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et mis mul variandid üldse on, et pigem see ei olnud nagu niipidi, et ma nüüd, oligi see, et ma pidin hakkama siis treenerit otsima, mitte ei olnud see, et mul jäi mingi treener kuskil silma ja nüüd nagu, et tahan minna tema juurde, on ja. Et ma lihtsalt ise tundsin, ma tahan mingit muutust ja pidin hakkama alles otsima ja ega see väga nagu lihtne ei olnud see otsimine. Alguses ma proovisin Soomest leida, vaadata nagu niipidi, et sportlaste järgi, et nagu näiteks Soomes on parim sprinter on Lotta Kempinen, et vaatasin tema treeneriga, võtsin selle ühendust, rääkisin alguses, kuna Tiina ise nagu vist minu meelest ka soovitas mul temaga ühendust võtta, selle Lotta treeneriga. Tiina poolt tuli üldse nagu kontakte mitmeid, et kelle poole pöörduda, et aitas kaasa ja siis selle Soome treeneriga läkski nagu kõige rohkem võib-olla jutuks ja tema nagu lõpuks andis mulle veel mingeid kontakte, kui ma tahan uurida, sest mul oli hästi selline, et ma tahaks nagu mitmeid variante omal laual, et ma ei taha, et ma nüüd leian mingi ühe ja siis kohe sinna lähen. Ja siis ta andiski mulle selle Rootsi treeneri kontakti ja nagu selle põhimõttega, et põhimõtteliselt see treener, tema tütar
on Noora Lindahl, on minust 2 aastat noorem ja ta on noorte klassides seal medaleid võitnud juba ka 200 meetri distantsil. Ja tema otsis omale mingit treeningpartnerit juba pikemat aega, et ka jällegi samm edasi astuda veel. Ja siis see võib-olla mõte, et keegi otsib mulle ka just treeningpartnerit ja oli minu jaoks kõige rohkem sellisem, et äkki ma siis nagu sobin sinna ka kõige paremini, keegi just nagu otsib ka. Ja siis ma võtsin nendega ühendust ja nüüd olingi seal Rootsis 2 nädalat, just käisin nagu päris nendega koos treenimas, et muidu ma sügisel alustasin üksi, tegin 3 nädalat, tegin siin Eestis, et tegin nagu selle nende plaani järgi, aga pidin siin üksi tegema ja nüüd läksin nende juurde sinna päriselt külla ja praegu tundub, et kõik nagu sobib ja teengi selle Nooraga nagu põhiliselt trenni koos, väga hea treeningpartner, juba oleme headeks sõpradeks saanud ja see nagu motiveeribki mind, et võib-olla kõige rohkem, et ta on tegelikult minust nagu parem, et tema rekord on 200-s 20-25 sandiku minust parem, et sellisega on nagu väga hea koos trenni teha ja mul ei ole enne olnud treeningpartnerit, kes just nagu spetsialiseeruks ka kindlalt 200-le ja kes oleks siis minust juba parem ka. Kuidas selle spetsialiseerumisega on, et kas sa pead üha rohkem konkreetselt suunama fookust veel rohkem 200 meetri jooksu peale või sa ei ole selliste valikute ees, et kui on sisehooaeg, on 60 väljas nii 100 kui ka 200, et see on kõik üks sprint või tegelikult ei ole? No mõnes mõttes on, aga ikkagi nagu teises mõttes ei ole ka, et kuna mina lihtsalt, mu tulemused on juba 200-s kõige paremad, võrreldes siis 160-ga ja see 200 meeldib mulle kõige rohkem, ma tunnen ennast kõige nagu mugavamalt sellel distantsil, siis ma üritan ka võistelda sellel distantsil kõige rohkem. Ja ma arvan, et kuna, mis ma enne rääkisin, et minu see tippkiiruse hoidmine on nagu minu trump, siis just 200-s ma saan seda kõige paremini ära kasutada, et kuna mul start minu trumpide hulka paraku ei kuulu, siis 60-s on ju start ülioluline, 100-s ikkagi ka, et 100-s mingil määral seal saad midagi veel teha, kui kõige parem start ei ole, aga 200-s nagu see ikkagi annab andeks või sul on ikkagi aega pärast veel, et esile tõusta. Et ära unusta oma tugevusi, aga samal ajal paranda kogu aeg seda, mis on nõrk, nii vist see käib, eks? Yeah. Kas Rootsis on sprint nagu sprint ikka, trenn nagu trenn ikka, treener nagu treener ikka või sa nägid paari nädalaga ära, et midagi on hoopis teistmoodi? Pigem on suhteliselt sarnane ja see mulle nagu meeldib ka tegelikult, et ma ei läinud otsima nagu mingit täiesti uut mingit treeningmetoodikat või mingit süsteeme, et ma tahtsingi nagu üldpildis jätta suhteliselt samaks selle, kuidas ma nagu trenni olen teinud, mingid ülesehitused ja asjad, mida nagu trennides teha. Et jällegi, mis muutis nagu selle treeneri otsimise keeruliseks, sest kõik ei tee nii trenni või ei treeni oma sportlasi nii, nagu mina olen praegu nagu trenni teinud, et pead alguses otsima mingit treenerit, siis kuidas ta üldse treenib, on ju oma sportlased, et aga õnneks jah, neil on nagu üsna sarnane. Mingid, pisikesed asjad on teistmoodi ja süksed uued, aga need ongi pigem sellised huvitavad minu jaoks ja midagi uut ju ikka peab olema ka. Aga mida sa siis otsid, see on väga huvitav, sest tulemust ju läksid paremaks, sa võlgned Tiinale kindlasti ja kõigile varasematele treeneritele väga palju, kas oli ka rohkem keskkonnavahetuse soov, et kui täpselt sa enda jaoks sõnastanud oled, et kui sa uut treeningmetoodikat tingimata ei otsi, et mis on see, mida sa loodad, et see uus kogemus sulle kindlasti annab? Jah, keskkonnamuudatus, ma arvan, on üks asi ja siis võib-olla mingeid uusi selliseid nagu
lähenemisi või mingeid nurki, kuidas mingeid asju veel arendada või mingit uut võib-olla treeneri silma lihtsalt, et igal treeneril on ju oma lähenemine ja oma silm. Kuidas su elu siis välja näeb? Kas sa elad, kui me räägiksime järgmisel aastal samal ajal, kas sa oleksid siis rohkem aega veetud Rootsis kui Eestis või see nii ei ole tingimata? See on kõik praegu nii nagu algfaasis, ma täpselt ei tea, alguses mu see idee oli jah selline, et ma olen seal Rootsis selline 3 nädalat ja siis tulen nädalaks siia, et ikkagi Eestis ja kodus meeldib ka olla. Et nagu seda plaani ei olnud, et ma nüüd kogu aeg, et ma nüüd kolingi täiesti sinna ja olen täiesti seal, et seda ei ole olnud, et jah, see siuke 3+1 või 3+10 päeva, selline nagu süsteem oli mul peas, aga nüüd ongi see, et me lähme nüüd kohe juba Lõuna-Aafrikasse laagrisse, seal me oleme juba, mina olen üle 5 nädala nendega, nad ise on nädala veel kauem, ja siis kui tagasi tuleme, siis tegelikult jaanuaris hakkavadki juba ju võistlused, et see võistluste vahet käimine seal teistes riikides ja et see ei lähe nagu päris nii, et ma nüüd saan olla 3 nädalat Rootsis ja 1 nädal siin, et see on hästi süke, kui need võistlused tulevad kõik, siis see hakkab nagu süke kaootiline olema, ma arvan, ja. Sul on uus treener, sul on treeningpartner, kes on sinust natukene vähemalt kiirem, aga veel, võib-olla enam aasta pärast mitte. Kes on need inimesed, kes su ümber spordi mõttes on ja kas sa saad praegu teha rahulikult sporti, saad sa keskenduda, pead sa kogu aeg otsima toetajaid, võitlema, füsioterapeuti pole, seda ei ole, või sa tunned, et sul on see tugivõrgustik olemas, et teha hästi sporti? No sinna Team Estonia toetuse peale ma ei saanud, et see nagu mingis mõttes lõi ka need, kuidas siis öeldakse, kaardid segamini või? et tegelikult kogu see Rootsi teema või üldse kuskile välismaale minemine oli nagu, ma olin oma peas juba mõelnud, et ma üsna kindlalt saan sinna Team Estonia siis selle C-kategooria peale. Inimesed mu ümber nagu justkui uskusid sellesse, inimesed sealt alaliidust võib-olla andsid mingeid signaale, et ma nagu pigem võiksin saada ja siis, kui see otsus tuli, et me ikkagi ei saa, siis see oli nagu paras šokk ja korra nagu võib-olla tekkis siuke küsimärk üldse, et kas ma saan nagu lubada endale seda, et Eestist väljast mingit treenerit on ju seal käimist kuskil, et korra jah, oli siuke nagu ootamatu, aga praegu peamiselt nagu pere ja klubi toetavad kõige rohkem ja üritame otsida siin mingeid erasponsoreid või veel nagu juurde, aga see on väga keeruline ja lihtsalt midagi ei tule. Keeruline inimesel, kes on Eesti parim sprinter maailmameistrivõistlustel võistelnud tänavu 3 tiitlivõistlustel, aga see on Eesti spordi reaalsus ka. Kas sa mõistad seda Team Estonia C-kategooria toetusest ilmajäämist, et raha ongi piiratud koguses, teatud tulemused peavad olema ette näidata või sa tegelikult küsid, et mida ma siis veel pean tegema, et seda C-kategooria toetust saada? No ma olen kuulnud, et tegelikult seal ikkagi on see kriteerium, et maailma vist 20 hulgas pead olema, on ju. Et siis ütledki, et ma valisin vale ala, et jah, siis ongi see alade kaupa vaatame siis nagu eraldi, et mitmevõistluses ei ole nagu liiga keeruline sinna 20 hulka tulla. Ja me teame sprindis konkurentsi maailmas kõik jooksevad ja me teame, et ma ei taha ühelegi alale liiga teha, aga kui me võtame mõne teise ala, mis selles arvestuses läheks kirja, sa oleksid MM-il 20 parema seas ja tere tulemast. Palun, siin on teile C-kategooria toetus, aga sa oled õnnetuseks sprinter. Jah, nii on, et ju siis olen vale ala valinud jah, või ma ei tea. Aga ei, ma arvan, et ma proovin võtta seda nagu niipidi ka, et tulebki rohkem pingutada ja pean siis jõudma ühel päeval sinna maailma 20 sekka, et jah, see nagu motiveerib praegu, et kindlasti nagu kurvaks see teeb, et justkui nagu
ei taheta toetada või et enda meelest nagu oli piisavalt hea aasta, aga jah, paraku ei saanud. See on keeruline teema, sest kui me tõesti mõtleme su aastale, läbimurde aasta, nagu sa ise ütlesid, objektiivsete kriteeriumide alusel väga edukas aasta, Eesti sprinter, 3 tiitlivõistlust, Eesti rekordi kordamine, rahvusvahelistel võistlustel jooksuvõite ja sellest jääb väheks, eks, et kas see võtab ära ka vähemalt ajutiselt selle isu või sul on see sisemine põlemine praegu nende tulemuste tuules ikkagi selline, et paneme edasi? Pigem on sinna poole, et paneme edasi. Et noh, lihtsalt nagu kogu selle treeneri vahetusega ja et ma seda vahetust tahtsin ja mingit muudatust ja nagu et ma olin mingis mõttes juba arvestanud, ma peas, ma saan selle ja ma saan seda lubada, seda välismaa treenerit, kõike see teema. Ma arvan, et see pigem nagu tegi nagu raskemaks selle olukorra, et ma seda ei saanud, et kui ma näiteks ei oleks treenerit vahetanud, oleks kõik samamoodi jätkanud, siis see ei oleks äkki nagu nii kuidagi šokina tulnud või nii keeruliseks seda olukorda muutnud. Aga pigem jah, see treeneri teema, et ma seda tahtsin ja mul on vaja ju vahendeid, et seda endal lubada, et see tegi selle keeruliseks, aga alla küll ei anna. Ma ei tee nii, et nüüd tuleb see kiirete ja lühikeste vastuste ja küsimuste voor, ma nii ei taha seda sõnastada, aga siiski mõni küsimus, lemmikstaadion ei ole mõtet küsida, see Eestis on see Pärnu. On see Kadrioru staadion? Ahaa, ikkagi ma küsin siis, et intriig, et kuna sa Kadriorus oled teinud nii palju häid jookse, siis Kadriorg, jah? Kadriorg, jah. No nii. Plusspunktid Kadrioru staadionile ja mõtte, kui sa ühel hetkel saab uue 6, siis sa oled seal kohal ja äge mõelda, eks, ja siis sa võistled seal. Aga ma pean ütlema, et kui Pärnus oleks Mondo kate, siis oleks kindlalt Pärnu lemmik staadion. Tulid väga osavalt sellest välja, plusspunktid selle eest ja eks siis kõik tehke oma jäälest, aga tõesti, sul on Kadrioru staadioniga emotsionaalne side. Kui sa mõtled ühele võistlusjooksule, mille sa oled teinud, kas sa saad selle esile tõsta emotsiooni mõttes, ma ei tea, perfektne, tehniliselt mõni võistlusjooks, mis sulle meenub eriti, võib-olla suurepärane publik, atmosfäär, ükskõik, aga üks jooks, kui ma palun ühe jooksu valida? Võib-olla võimatu ülesanne? Jah, mul nagu tegelikult pähe tuleb 2 isegi. Ütle 2, meil on reeglite vaba vestlus. No esiteks ikkagi see 200 Eesti rekord, mis Soomes tegin, et kui ma seda aega seal tablool nägin ja võttis nagu seest õnsaks kuidagi, et see, kuigi noh, jah, ma ei teinud seda kodus joostes, et ma olin seal Soomes ja ei olnud Eesti publik, siis ikkagi elati nagu nii vingelt kaasa, kuigi nad ei, vähemalt sinna tabloole ei tulnud, et ma oleks nagu teinud rahvusrekordi. Ei saanud arugi. Nad ei saanud arugi, aga ikkagi elati nagu kaasa ja Soomes on üldse need võistlused alati ülihästi korraldatud ja ülipalju publikut on, et need üldse Soome kõik võistlused jäävad alati nagu väga kuidagi hinge teistmoodi. Ja teisena no ikkagi see Tokyo, ma arvan, et tegelikult ma oleks ühe veel öelnud isegi. Aga ütle, see on väga põnev teema, minule meeldib see Tokyo jooks, sest mina olin samal ajal, samal staadionil ja tead, ma ütlen ausalt, oli uhke tunne. Et ma tean sind, Eesti naissprinter 200 meetri jooksus maailmameistri võistlustel ja absoluutselt ei huvita, mida mõni spordisõber võib öelda, et no mis ta seal siis, et teised jooksevad 1,5 sekundit kiiremini, see oli uhke hetk ja ma seisin püsti ja mul oli kohe uhke tunne, nii et mul on hea meel, et sa seda jooksu mainisid, sest mulle on see ka tähtis jooks, aga no ütle üks jooks veel siis. Tegelikult selle aasta Eestikat, kui ma jooksin 200, siis ma kuidagi nagu tundsin, et just see finaal, Eestikatel on eeljooks ja finaal on ja siis seal finaalis kuidagi ma tundsin ja olen ka pärast seda videot järgi vaadanud, et need nagu publik või kuidagi inimesed kõik nagu
ootasid, et ma jookseks selle Eesti rekordi. Et kuidagi nagu ma tundsin, et kõik nagu jälgivad seda jooksu, on minu poolt ja elavad nagu hullult kaasa, et kui ma tagantjärgi seda videot olen ka vaadanud, siis see kuidagi läheb nagu hinge, et sa näed seda publikut, kes nagu elavad kaasa ja kuidagi siuke tunne oli, kõik ootavad seda rekordit, ma ise ootasin ka, et kõik, ma olin ju nii heas vormis seal Estikatel ja paraku see, mis see oli, mingi kahene vastutuul vist rikkus selle ära, et läks nii. Kuule, aga rekordeid oodatakse sult kahjuks või õnneks ka edaspidi peaaegu igas jooksus, et see on nii. Ja sinu suurim iidol jooksumaailmas, see ei pea tegelikult olema sprinter, võib-olla see on spordis üldse mõni suurem eeskuju või on see ikkagi klassikaline vastus, see on mõni tippsprinter, keegi, keda sa imetled, jälgid, mõtled, et vot tema on see. No ma pean ütlema Usain Bolt, sest et tal ei olnud ka start hea. Ai, mulle meeldib, et sa võrded end Boltiga, selles on sellist mõnusat nahaalsust, aga see viib spordis edasi. Kui me vestleme aasta pärast pimedas, novembri pimeduses ja võtame kokku sinu aastat, mine tea, äkki see juhtub, siis millega sa ise rahul oleksid? Sa ei pea ütlema ühtegi aega, ühtegi kohta, aga kui sa mõtled järgmisele aastale sellele, mis sind ootab, siis mis sa arvad, millega sa ise päriselt rahul oleksid aasta pärast? Ma arvan, et kui ma nüüd selle talve sise MM-il ja siis ka väljas EM-il, mis tulevad, kui mõlemal saaks poolfinaali koha kätte, siis ma arvan, sellega ma oleks nagu kõige rohkem rahul ja kindlasti siis ka 200 uude sekundisse jooksmine. Konkreetsed eesmärgid ikkagi, me alustasime vestlust sellest, et see tüütu küsimus ja tüütu vastata, aga eesmärgid ju sportlasel samas peavad olema. Kuidas sa novembri pimedusega toime tuled, kas see on sinu jaoks teema või tegelikult? Sa lähed Lõuna-Afrikasse ära, ma valelt inimest küsin, aga idee poolest, kas sinu jaoks sellised asjad löövad sind rütmist välja, häirivad või sa nii pisikest asjadega üldse ei vaeva end? Pigem ei vaeva. Ma olen üldse kuidagi märganud, et inimesed keskenduvad sellele liiga palju, et kõik see, et ilm läheb külmaks ja lumi tuleb maha ja pimedaks läheb, et nagu niikuinii seda ei saa ju muuta, et mina kuidagi väga ei vaata neid asju, pigem on just lahe, et meil Eestis nagu need aastaajad nii varieeruvad ja ilm on nii erinev, et on soe suvi ja on täiesti külma lumega talv, et minu meelest see on just lahe ja muidugi trenni tegemiseks ei ole lahe, aga üldiselt kui mõelda, siis niikuinii ma ju külmal ajal olen laagris ja ma trennid saan ikkagi tehtud, et mind see ei kõiguta. Kas on päriselt miski, mis sind närvi ajab? Kuigi mu jutule vahele segab. Nüüd sa ütled, kui ma olen üle tunni aja rääkinud. Olgu väga hea. Lemmik meelelahutus, kui sa teed sporti kõvasti, sa oled väsinud ja siis sa otsid lohutust või just seda, et viiks mõtted mujale ja millest sa siis seda otsid? Ma arvan sõpradega koos olemine, et on süke, mis nagu viib mind sellest sportlase kehast või olemusest nagu välja, et kuna sõpradega või üldse tegelikult pere või lähedastega olemine nagu keegi ei võta mind, et ma olen sportlane, vaid lihtsalt tavaline inimene, siis vahepeal on nagu seda ülihea tunda või seda peab tundma. Saad sa olla tavaline inimene, noor inimene või on see, et nüüd ma lähen koju, ei, seda ma ei söö, kell on 9 läbi ja nii edasi, et saad sa olla siis sõpradega koos tavaline noor? Jah, saan küll, jah. Mul on selle üle väga hea meel, sest sa oled väga pühendunud ja ma soovin sulle tuult tiibadesse, Ann-Mari Kivikas, meie taustal endiselt Tokyo maailmameistrivõistluste 200 meetri jooks, see jääb seda aastat sinu jaoks meenutama, aga nagu me rääkisime, mitte ainult. Ma loodan, et sul tuleb edukas aasta, ma olen kindel ja sa oled tõestanud, et sa oled Eesti spordisõprade tuge väärt ja sa rääkisid sellest jooksust, kui sa tajusid seda, et inimesed ootavad ja et nad toetavad sind, sul kindlasti on see spordisõprade tugi. Aitäh,
et sa rääkisid sellest, mis sulle on oluline, oli väga huvitav kuulata ja me võime ju väikse kokkuleppe teha, et isegi kui mikrofone pole, et me aasta pärast räägime umbes täpselt samamoodi. Jah, teeme kokkuleppe. Sobib, diil, edu sulle, aitäh! Aitäh! Ann-Mari Kivikas vaieldamatult on andekas, jookseb kiiresti järgmisel aastal tiitlivõistlusi, uue treeneriga uutele väljakutsetele vastu, nii et selline sai see vestlus, ma loodan, et keegi vähemalt vaatas ja inspireerus. Ma olen kindel, et see nii on. Järgmise korrani!